räägime kutsede seadistamisest. Siit samamoodi lähme kutseandjate menüüst valides kutseandjate andmed ja siin liigume allapoole, kus on väljastatavate kutsete osa. Siin te näete, teile lubatud väljastada lubatud kutsete tabelid. Sellel kutseandjal, mida ma praegu näitamiseks kasutan, on ainult kutset lubatud, aga kui on kutseandja, kellel on lubatud ka osakutseid, siis osakutsete kohta tekib eraldi tabel. Seda tabelit olete ka varem näinud. Teil on praegu see tabel kenasti olemas, aga mis on muutunud see, et siin selles tabelis on ilmunud info, et kas see kutse on taotlemiseks avatud, see veerg ja märge jah, see tähendab, et on avatud, siis te teate, et see on taotlejatele nähtav, et iga hetk võib taotlusi tulla ja kui on see tähendab seda, et on taotlemiseks kinni, et taotlusi hetkel ei saa esitada. Küll aga kui taotlusi juba olemas, nagu siin on näha, siis saab neid lõpuni menetleda. Järgmine veerg, mis on oluline, on see, et millised kutsed on taotlemiseks avatud. Näiteks kui tegemist on kutsega, kus on põhikutse, siis siin on kirjas, et saab põhikutse taotleda. Kui on kutseid, kus on näiteks palju spetsialiseerumisi, siis neid spetsialiseerumisi saab eraldi siin välja tuua, et milline nendest on hetkel taotlemiseks avatud. Nii, kuidas me saame seda seadistada, et kas on kutse taotlemiseks avatud või mitte, siis selleks on selle kutsereal, ma nüüd võtan selle, mis ei ole mul avatud hetkel, pliiatsi ikoonist muutmise vaate lahti. Ja ma satun siin kutse seadistamise vaates. Nii, nagu te näete, siin on esimeses plokis välja toodud väljastatava kutse üldandmed. Saate nendega tutvuda. Ja teie jaoks on kõige olulisemad on need andmed, mis algavad siit ehk taastendamise plokist. Kui tegemist on kutsega, mis on tähtajaline, siis kindlasti siin ilmub märge, kas ta on taastendamiseks lubatud või mitte. Ja siin on märgitud ka taastendamise periood ehk see periood, mitu kuud või siis aastat on võimalik kutset taastendada ehk esitada taastendamise taotlust peale olemasoleva tunnistuse kehtivuse lõppemist. Nii. Lähme edasi. Järgmine plokk, mis on oluline, on see, kus me saame märkida, millised põhikutsed, kui siin on, või siis spetsialiseerumised on hetkel taotlemiseks avatud. Hetkel ma teen niimoodi, et mul on tootmistehnika avatud taotlemiseks ja siis teen tootearenduse. Selle keskmise jätan tegemata. Mis on veel oluline, on see, et kui te soovite kasutada kutsete taotlemiseks oma keskkonda, siis te peaksite ka ja soovite, et need kutsed oleksid nähtavad ka kutseregistrist, et taotlejad saaksid näha neid kutseid, siis te peaksite ka samamoodi neid kutseid siin seadistama, nagu siin ma näitasin. Lihtsalt teete nupust muutmise vaate lahti ja linnutate need kutsed, mida te soovite siia avalikustada. Nii, kui linnukesed on tehtud, siis liigume järgmise sammu juurde, et järgmine osa on see, kus me saame märkida, milliseid materjaliliike me saame siin selle kutse taotluse juurde küsida. See tähendab seda, et siin on, nagu te näete, terve nimekiri taotlustele lisatavate materjalide liikidest
need on siin grupeeritud, ütleme selliste kategooriate kaupa ja need on sellised universaalsed, võimalikult universaalsed, et sobiksid kõigile. Kui te siin nimekirjas ei leia sellist, ütleme, sellist varianti, mis teile nagu oleks väga oluline, siis palun anda märku registrile. Nemad saavad neid lisada. Aga arvestada tuleks sellega, et siin ei saa selliseid nagu väga täpseid, nagu väga selliseid peensid nagu nimetusi panna, sellepärast et siin peaks olema võimalikult universaalne nimekiri. Nüüd, nagu te näete, siin on 2 veergu. On kutse taotlemine ja kutse taastandamine, kus me saame märkida ehk linnukesega valida, milliseid materjale me siin küsime. Ja siin ma saan linnutada eraldi nii kutse taotlemise kui ka taastandamise puhul. Hetkel ma väga ei süvene, et millised need valikud ma siin valin, aga teie ikkagi iga kutse juures vaatate, millised need liigid teile sobiksid kõige paremini. Nüüd, mida see tähendab, kui ma lisan need linnukesid siia? See tähendab seda, et kui taotleja hakkab taotlust esitama, siis ta näeb taotluse vaates dokumentide lisamise osa, kus on need valikud välja toodud. Ja ta saab iga selle valiku juures lisada taotlusele vastavad failid. See on selleks mõeldud, et need failid oleks taotluse juures grupeeritud. Mis siin veel oluline on see, et kui siin on märgitud, et kutse on taotlemiseks avatud, siis ta avatud nii kutse taotlemiseks kui ka taastandamiseks. Hetkel ei ole sellist varianti, et taotlemine ja taastandamine oleks eraldi. Küll me saame seda kutse avatuks või suletuks olemist reguleerida sellega, kas me teeme ta siit lahti või siis võtame linnukese maha, et paneme ta kinni. Nii, selles osas, kui see osa on juba tehtud, siis liigume edasi, kus on välja toodud kutse taotlemise ja taastandamise tingimused. Nagu te näete, siin on need tingimused kohe ilusti välja toodud. See tähendab seda, et need on kirjeldatud kutsestandardi juures, aga kui kutsestandardi juures neid ei ole, siis on need välja toodud kutse andmise korrast. Ja sellisel juhul on taotlejale link ka olemas siin, et palun vaata need tingimusi kutse andmise korra dokumendist. Järgmine osa, kus me saame sisestada lisainfo taotlejale, on teksti kujul. On siin need väljad, kus me siin võime panna näiteks mingi teksti. Näiteks siin võib panna eesti keeles ainult, võib panna ka inglise keeles, kui te arvate, et teil tulevad välismaalased ka taotlusi esitama, siis kuvab ka inglise keele siin. Aga see on see koht, kus te saate panna iga kutse kohta eraldi käiva informatsiooni. Näiteks, et näiteks mingi detailne info, et näiteks voorud ja kuupäevad või siis selgitused, antud voor avatakse või taastendale. Ühesõnaga kõik see oluline info, mida peaks kutse taotlejale nagu kuvama. Kui te soovite, et kutse taotleja saaks detailset infot teie kodulehelt, siis siin on see koht, kus te saate sisestada oma kodulehe nimi
lingi ja nime. Ja näiteks siin ma võin näitena panna niimoodi, et ma soovin panna kõigepealt lingi. Hetkel ma kasutan oma linki, et nagu ja panen süsteemi nime, kuhu ma suunan kasutajad. Näiteks siia võib panna, et just konkreetse selle kutse jaoks mõeldud nagu lehe, kus taotlejad leiavad täiendavat infot, näiteks dokumenti malle, et kuidas need küsitavad dokumendid peaksid olema näiteks mingi näiteks vorm, mida saab täita ja siis esitada siin dokumendina. Nii, salvestame andmed ära, alati peab salvestama. Ja siis, kui ma lähen uuesti vaatama, siis ma näen, et see kutse, mis ma just tegin, ta on nüüd mul avatud ja kui ma leian, et ma tahan veel seda muuta, siis ma lähen siia muutmise vaatesse ja saan andmeid siin muuta. Vahetada. Ja siin samuti. Nüüd, mis veel olulist oli selle osa juures on see, et kui tegemist on osakutsega, siis osakutse seadistamine käib samamoodi nagu siin. Ta näeb samamoodi kõik, välja arvatud see, et ta on seotud kutsega. Ja kui te soovite siia panna juhised taotlejale, või siis lingi taotlejale, siis tuleks need tekstid, juhised ja siis lingid panna kutse juurde, mitte osakutse juurde. Osakutse juures me ainult kuvame need välja. Näitan korraga sellist kohta, kus te saate ise kontrollida, kuidas teie poolt seadistatud kutse välja näeb. Ma hetkel seadistasin selle, et 7. taseme versiooni. Ja nüüd saan kontrollida ise kutseandjana, kuidas ta välja näeb menüüst valides taotlemiseks avatud kutset. Siin avaneb minu kui kutseandja taotlemiseks ehk kutsete nimekiri, kus on vaikimisi kuvatakse ainult hetkel taotlemiseks avatud kutseid. Siin me näeme, et minu kutse on siin kenasti seadistatud ja kui ma lähen seda sama vaadet näeb ka taotleja ja et ma saaks näha, mida selle kutse sees näeb taotleja, siis ma vajutan nupule vaata kutset ja siin ma näen kutse taotlemiseks avatud kutse vaates, et siin on välja toodud need kutse taotlemise ja taastendamise tingimused, mis tulevad vastavalt kas standardi juurest või siis kutse andmise korrast. Siin on minu poolt sisestatud juhis tekstina ja siis samuti juhised või siis materjalide link, mis on lingina sisestatud, mis viib kutseandja lehele, kus saab neid dokumente näiteks või siis juhiseid kätte. Ja mida me veel siin näeme on see, et me näeme siin kutsete valikute nimekirja ja see nimekiri on nendest kutsetest, mida me oleme taotlemiseks lubanud ehk linnutanud, et on taotlemiseks avatud. Mida me veel siin näeme on toimingud, mida me siin saame teha, et taastendamise ja taotlemise nupud. Hetkel need ei ole aktiivsed, sellepärast et mul puudub taotleja. Et süsteem ei tea, kelle kohta andmeid kontrollida, kas ta saab taastendada, kas ta saab taotleda. Ja nagu näete, siin on välja toodud ka orienteeruvad kutseeksami hinnad, nii taastendamise kui ka kutse taotlemise korral. Ja mis hinnad need on ja miks nad orienteeruvad, et need on need hinnad, mis on
kutseregistris kantud töömaailma kutsetaotlejale mõeldud kutsete hinnad ja siis need on kinnitatud kutsenõukogu poolt. Ehk neid hindasid näeb ka nii-öelda registri avalikus vaates ja samuti te näete ise oma menüüs, kui te logite sisse neid. Ja kuna iga kutse kohta võib olla neid hindu rohkem kui üks, siis siin me alati kuvame kõige suuremat ja siis, kui juba läheb taotlemiseks, see orienteeruv hind läheb ka taotluse juurde, taotluse peale, aga menetledes te saate seda hinda muuta. Te saate nagu näiteks taotlemisel on mingi soodustus kehtiv või midagi sellist, siis te saate seda muuta, seda hinda.